tervist. Ma mõtlen, et mis asi on mõistus või mis asi on arulagedus, et kui pool on nagu mõistus ja pool on arulagedus, et tihtipeale ma mõtlen seda kunstiliselt, et kuidas kunst neid kokku sümbioosib, et neid kujundlikkust ja kujundeid ja siis leian, et objektiivsus on nagu arulagedus, et ta on nagu selline humanitarism niimoodi öelda. Et objekt on pideva kaitse all, ja subjektiivsus on selline, mis oskab elada niimoodi, et tal on oht üldse elada, on ju. Ja siis ma mõtlen neid nähtamatuid asju ja nägemise asju ja kuidas ma näen või kuidas ma mõtlen või kuidas ma tunnen või mis ma üldse asjast arvan. Mulle meeldib selline asi, et ma saan magada millal tahan ja võin üleval olla millal tahan. Mulle meeldib see, et minu mõttetegevus 80% toimub öösel, öö läbi mõtlen niimoodi. Aga päeval ma siis lihtsalt toimin selle järgi, mis ma öösel mõtlesin. Sinna vahele jääb uni, on ju. Siis ma lasen selle insuldi kõva ketta endast läbi peaajust ja siis ma tunnen, et olen nagu kuskil draakoni muna sees, on ju. Ma tihtipeale mõtlen, mis asi see must kast on või mis asi see valge auk on või mis asi see paradiis või taevas või ma ei tea, põrgu või mis asi see jumm nii-öelda on, on ju. Et siin junnimine, jonnimine ja punnimine käib kogu aeg, nagu see börs on ju. Et kuidas seal elama jääda üldse, kuidas sellises arulagedas ja arulage mõistuslikus maailmas, kuidas siin elama jääda üldse on ju. Mul on tihtipeale tunne, et mingi parasiit sööb mind või mingi bakter tahab mind ära alistada või mingi kaka vedeleb kuskil linnatänaval, on ju. Ja mulle meeldivad sellised asjad nagu õitsvad puud meeldivad mulle, on ju. Siis mulle meeldivad enda teostatud need kunstiteosed nii-öelda, mis ma nagu tegin nii-öelda, kunstilaadis, et kujutavas, kujundlikus, kirjutavas fotod, animatsioonid, maalid, käsikirjad, trükikäsikirjad, keraamika, lemmikloomad, lemmikpuud. See on huvitav, kui need lemmikud mul siin tropikonnas hakkasid sündima, nagu sünnitusmaja oli mul siin. Et see tihtipeale ma mõtlen, et mis asi see Sauruste aeg üldse kokku oli või miks teda oli või mis jaoks ta oli, mida ta tahtis või niimoodi. Ja siis ma leian sellist asja, et ma nagu ei kuulu siia maailma, et ma olen nagu tahan ennast välja lülitada sellest arulagedast nii-öelda.
et kui ma siis jälle ennast kogun ja jälle magan natukese ja jälle saan aru, mis asja nad jälle korraldasid, onju. Sest ongi raske aru saada, et kõik nagu magavad ja kõik on uimased ja sellised mingid unesooned on lõhki ja ma ei tea, mingid pead on verised ja ma ei tea, verd lendab ja kõik naudivad seda, onju. Eks execute on ju ka nagu vereplekid ainult, onju. Et siis igasugused günekoloogiad ja ma ei tea, mis pillid ja ravimid ja haigused ja miljoneid haigusi kõik kohad täis. Ma mõtlen selle peale, et see, mis mina olin, sellest ma saan aru, et see ei tundu mulle arulagedana. Aga mulle tunduvad arulagedad sellised luuletajad, kes nagu absoluutselt mitte midagi ei saa arugi, mis asi see luuletus on, onju. Ta ei saa aru, et need kõik need sümbolid, kõik read, kõik sõnad, nad peavad kõik ühe riimi välja andma, onju. Aga kui nad panevad sinna mingit kakofooniat ja kakajunne ja kust ja kusesegistit, kakasegistit, ma ei tea, ventilatsioon, kanalisatsioon. No ma ei tea, kuhu ta jõuab siis. Lõppterminal on ta nagunii kanalisatsioon või mingisugune rentsel, onju. Ja siin ongi väga raske elama jääda üldse, kui siin sellised kõiksugused seadused ka veel otsa on ja keelud, käsud, tabud. Et siin ma tihtipeale ootan, et peaks nagu mingi katastroof toimuma, et inimestel tuleks selge mõistus tagasi, et sellest ei piisa, kui kuu alla kukub, see neid ei aita lihtsalt. See ei päästa neid, kui kuu alla kukub või kui supernova on, see neid ka ei päästa, onju. Mis neid päästab, onju? Päästab see, kui nad ei ole alkohoolikud või psühhedeelikud või ma ei tea, vägistajad, kägistajad, mõrvarid, mõrtsukad, vargad, pedofiilid, nekrofiilid, lesbid, transid, pederastid, peded, homod, geid, lesbi. Väga kirju on see maailm kõik siin. Mina nagu valin ühe värvi, on nagu see B+ on. Et see minu jaoks on ta nagu, kus öelda, selline herkula tooniga nagu. Et ta nagu välistab sellise asja, et inimene nii-öelda miraase hakkab nägema või ma ei tea, mingist kummitusi või selliseid, onju. Kui jääda ühele toonile kindlaks, onju, et see, mis sa remondi tegid, onju, et lähed selle tooniga nii kaugele, kuni annab, onju, ja siis tuleb lihtsalt, kui sa õigel ajal ära ei lõpeta, tuleb lihtsalt pankrot, onju. No see on selline saatus tal, onju. Et selline likviidsus või selline likvideerimine, et kui keegi sind mingi orjaturul selle koosluse nii-öelda parseldab, onju, et sa pead selle ära likvideerima, selle koosluse enne, kui need kuradi maafiajõmmid sind viglaga nii-öelda ajude otsmikusse torkavad, onju. Et ennem tuleb nagu asjale lõpp teha lihtsalt, onju. Ja mis ma sellest üldse arvan, kõmutamine, paugutamine, noad, relvad, kõik massihävitusrelvad, igasugused granaadid, miiniheited, mürsud. No ikka militaar on ikka vägev, onju. Rahu oli nagu sitakott, mingi humanitaar üldse, onju. Ja siis ma mõtlen, et kui ma tahan siin midagi saavutada, onju, ma pean vaatama seda asja, et Eestil on nagu saadused, et mis see Eesti omapära on, onju. Eestil on sellised asjad, et tal on väga palju saadusi nii-öelda.
ta nagu järjest toodab saadusi, mis temast tulenevad, tuletuvad, mis tema järeldus on, mis tema tagajärjed on, mismoodi ta nii-öelda teostab ennast, mismoodi ta taotleb midagi või tahab midagi, eesmärgid, sihid, rihid. Niimoodi ta leiab endas Eesti, aga kas ma tahan, et mingi Tallinn siin kogu aeg külbitseks, selle väljamaaga? Ei, seda ma ei taha, ma tahan, et kindel hierarhia oleks, näiteks see hegemoonia on lihtsalt isikukultus, ma hakkasin seda vihkama järsku, et mis asi see on, mingi ämblikuvõrk. Ämblikud ei ole pahad, aga see on isikukultus, hegemoonia, seda ei ole vaja igale mingi sotsialismi osakule, või igale kommunismi põrandaalusele, seda ei ole lihtsalt vaja, või kapitalismi persele või ma ei tea, mingi rahaseale. Ma leian, et selle ma tegin õieti, et ma ei toetanud populismi, et selle ma tegin õieti, et see on õige poliitika, et populism nii-öelda hajub ära ja läheb persse omadega, aga kas see nii-öelda see liberalism läheb siis, ma ei tea, putsi või ma ei tea, mis kuradi korbasöödi ära pandi putsism, kommunism ja sotsialistid poodi üles ja hierarhiast ja hegemooniast tehti giljotiinid ja niimoodi see eluke veereb siis puuakse, tapetakse kogu aeg, iga päev massiliselt, gaasitatakse, süüakse üksteist, töödeldakse mingiks keemilisteks aineteks, füüsilisteks aineteks, plahvatatakse kõik, hävitatakse, tehakse kõik execute. Kas see paavst üldse normaalne on? Tema on vist viimane normaalne siin maailmas, et siis järgib ainult hullumaja, kui teda enam ei ole. Tema nokitseb seda maailma nii kaua, kuni ta jälle õigele kursile saab. Aga mingit Vatikani ma siin ei viljele, et see on täielik jama, et see ei ole minu jaoks mõeldud lihtsalt. Seda ma ei soovi endale mingit Vatikani. Tšehhit ma ei soovi, mingit Saksamaad, Rootsisid ma ei soovi, Soomesid ei soovi, Eestisid ei soovi. Ma ei soovi neid kuradi republikaanseid kuradi sündikaate endale. Et ma soovin nagu ehtsat kultuuri, sellist vaimset väärtust, vaimset pärandit, hingelist pärandit nagu soul või spirit või sellised, mis on subjektiivsed, et tal on nagu kindel mõõde ja teda saab määratleda nii-öelda nähtamatuna kui nähtavana. Et see ongi minu põhiline saadus nii-öelda.